Tere hommikust! Te vaatate saadet Meie kaunid kodud. See imelise siseõuega romantiline aadlielamu asub otse Tallinna vanalinna südames, laial tänaval, kus endise Stakkelbergide linnapalee uhked hooned on ümber ehitatud kaasaegseteks korteriteks. See maja renoveeriti täielikult möödunud aastal ning nüüd müüakse seal erineva suuruse ja hinnaklassiga kortereid. Meie huviobjektiks on kunagisele Pööningule ehitatud vägev kodu, mis pandi müüki 1 miljoni euroga. Noor laulja Udo Sepp tuli meie palvel uudistama, milline näeb välja üks 1 milline korter. Vau! Ehk siis jah, uhke hinne on antud ja ma usun kindlasti asja eest. Siin on väga palju vaeva nähtud kõikide elementidega. Tere, Udo! Oi, tervist! Sa oled nüüd saanud siin natukene ringi vaadata. Vaatan, et tunned ennast siin väga mugavalt juba. Ja on küll nõnda. On nõnda. Aga mis on see, mis on sulle jäänud silma selle korteri juures? Mis kohad sa välja valisid, mida me võiksime koos vaadata? Ma arvan, et esiteks ma tahaksin õudselt teile näidata sauna, sellepärast saun on alati igas kodus minu jaoks peab olema üks saun, et seda võimalikult koduna saaks võtta. Kui ma olin väike ja poisilutikas, siis alati käisime sugulastega saunas, ema-isaga saunas, iga laupäev sai käidud saunas ja mäletan, rullisime lume peal, seal lüppasime vanadesse kaussidesse peale sauna, et saun on üks mu elu osa ja kindlasti tuleviku kodus ta peab olema. Siin on siis see saun ja kusjuures vannituba ka veel, ehk siis siit vaikselt lähevad tuled põlema. Ja saame minna sisse romantsi. Tegelikult on hea, istud siin, tuled reedesest tööpäevast ja viskad pikali siia vanni, siin saab veiniklaasi asetada rahulikult ja vinks ja vonks. Ja ongi, mis mulle kõige rohkem meeldis, et siin on saun. Imeline saun. Siia imelisse sauna, piilume sisse. Et mulle meeldib õudselt selle kujundus, et on nagu tegelikult kuidagi minimaalsetes nagu suurustes on ta saavutatud, nagu et ta on hästi avar tänu nende akendele ja kõigile, et tegelikult kui siin oleks puidust seinad, siis ta oleks hästi väike, vaata, aga istud sisse, siis ongi nagu mõnusalt avar. Kui saunas on need tuled ja sellised aroomid, see annab mõnusat emotsiooni juurde, et seal saunas on kuidagi selline mõnusam ja muhedam olla, nii et nad mängivad rolli. Edasi, ma arvan, et järgmiseks, mis ma tahaksin näidata, on siit otse magamistuba. Et siin on ka hästi selliselt põnevalt soojaks tehtud keskkond, selline armas. Et kui sa tuled, siis tavaliselt kodu magamistuba peab olema selline rahupaik, et kus sa saad kõik teised mõtted mujale asetada, eemale lükata ja tulla rahuneda siin maha. Väga mõnus on siin tõesti ja ütleme, siin on ka pehme voodi ja mõnus vaade loomulikult elutoale. Ja samas, kui sa ei taha sinna elutuppa vaadata, siis ma vaatan, et siin on ka mingid kardinad. Et juhuks, kui tahad ikkagi ka privaatsust, et siis on võimalik kardinad ette tõmmata ja samas ka eest ära tõmmata. Ja vaadata siia alla, sest klaas teeb mõnusalt avaraks tõesti selle kogu selle korteri. Eks seda võis ju ka pisut ette ennustada, et Udo meile laulma hakkab, kuid magamistoas ja lausa voodis poleks ma seda oodata osanud. Mäletan selle katuse aknaga tuleb mul meelde, et ma kunagi ammu olin ka samamoodi kuskil maal pikali ja vaatasin tähistaevast ja siis mõtlesin sellise armsa laulu välja, oli selline tähistaeva all, kuuni valge on, kuid sinu naeratust mitte miski ei ületa. Selline armas mõtteke selline. Nii ilus. Ja see sobib siia. See oli selline võimas
power ballaad ka tegelikult, see oli hästi võimas ja see voodi, et kui sa tuled, siis see on nagu selline, annab rahutunde sisse, mitte et sa tuled töölt ja astud ka tööle nagu voodisse, vaid et sa astud voodisse kui enda rahupaika. Uudo rõhutab oma jutus pidevalt sõna rahu ja rahupaik. Need on ilmselt Saaremaa poisile suures Tallinna linnas asjad, mida ta otsib ja igatseb. Moodne kodu pakkus aga Uudole veel ühe võimaluse pisut maaelu romantikat leida. Seda siiski ootamatult moodsal moel. Mulle õudselt meeldib, et hästi palju sellist naturaalset puitu on toodud ja naturaalsuse kohta on ka hästi äge kamin, mis läheb nipsust tööle, ehk siis nõnda. Vau! Läkski! Uskumatu. Ja see on ebareaalne ilus ikka. Tuli mulle meeldib. Nii saigi selgeks, et lisaks igatsusele vaikuse, rahu ja romantika järele on Uudol suureks kireks tehnika ja nutimaailm. Lisaks ka põnevad arhitektuurilahendused. Siin on tohutult selliseid huvitavaid asju, mis on korteris, nagu sellised erinevad lahendused. Mulle meeldib, et nagu, vaata, kiviseina on välja toodud. Lisaks veel kiviseinale siin on mingi mega võimas lamp ja lastetoas veel selline nagu seinast väljas lihtsalt. Ja see on seina küljes kinni, see on tõesti väga huvitav. Vau, selliste ideedega tullakse välja, et tekitab endale ka sellist emotsiooni, et tahaks veel ja veel selliseid erinevaid lahendusi teha, et tuleviku kodus oleks ka. Igatahes edasi minnes sealt, siis oli ilusti paesein oli välja toodud, mis on ka selline mõnusa sellise naturaalse efekti annab natuke. Siis järgmisena köögis need tuled, need töötasid väga hästi, et avad kapi, siis tuli põleb, sa ei pea kuskilt nuppu üles otsima, et kus see nüüd tuli põlema läheb, et kuidas ma kappi näen. Ja kus juures paned kapi kinni, ta põleb veel mõni minut edasi veel. Siin on samamoodi, teed kapid lahti ja valgus. Ja siis see on hästi äge, nagu, et sa ei pea kuskilt stepslit otsima või kus sa nüüd põlema selle paned, vaid lihtsalt lööd kapi ukse lahti ja põleb. See kallis korter asub rikka ajalooga majas, mille esimesed andmed ulatuvad aastasadade taha. See kinnistu on olnud Stackelbergide valduses alates 18. sajandi algusest ja see kuulus neile kuni 1940. aastani, mil see riigistati. Kõige varasem tänava joonis sellest fassaadist on säilinud 1825, mil tal oli klassitsistlik ilme, aga Stackelbergid tellisid ümberehitusprojekti, see pidi olema siis hiljem, Balti-Saksa arhitektilt Alexander Rudolf von Engelhardilt ja inspiratsiooni sai siis arhitekt Firenze Palazzo Stozzist, mis on neorenessants ehitis. Ja selle maja fassaadi peetakse ka üheks puhtamaks neorenessants ehitiseks Tallinnas. Selles korteris viibimine on eriline ka seetõttu, et miljoni ja enama euro eest müüakse tänapäeval üsna harva kinnisvara. Näiteks eelmisel aastal müüdi, ma päris miljonilisi müüke ei vaadanud, aga teada on, et üle 800 000 tehti eelmisel aastal 4 tehingut, neist 2 vanalinnas korteritega, mis ületasid siis selle piiri. Ja sellel aastal siiamaani on tehtud ainult 1. Nii et sihtgrupp on väike, aga siin ei olegi palju ostjaid. Et siin ongi see inimene, kes tahab valmis võtmed kätte varianti nagu siin. Kusjuures, kui ma siit mööda kõndisin, siis ei oleks ette kujutanud, et midagi sellist võiks ette tulla, sellepärast, et astusin uksest sisse, siis oli kohe selline wow-efekt, et koht on tehtud nagu nii läbi mõeldud ja nii selliseks igasugused detailid, mis olid paigas täiesti ja ta tekitab veidi rohkem sellist teises dimensioonist olemist kui tavaline Mustamäe korter. Vanalinnas on tavaliselt probleem parkimisega, et siin majas seda probleemi ei ole. Siin on suur, ilus, vaikne siseõu. Ja kui vanalinna vaadata, et siis üldjuhul on tegu suht sellise mürarikka piirkonnaga, turistid, kohvikud, sigin-sagin, see on hästi vaikne. Et see vaikus on võib-olla ka selline
ebatavaline nähtus. Et pigem ma arvan, et kui vanalinnas midagi ostetakse sellises hinnaklassis, siis asukoht peab olema ka see, et ei oleks häirivad tänavamüüre. Ringkäigu lõpus ei saanud ma aga Uudol lasta minna enne, kui ta meile veel pisut laulab. Ja mul on selline armas laul, mis on nüüd väljas ja ta algab selline, üritan sind kätte saada, aga ma võin lihtsalt laulda seda. Arusaamatud mõtted, ei tea, mida ütlen sinule. Kaugelt siin piilun, aina lähemale liigun sinule. Sa oled nagu ulmelinnuke, enda sulgedega sa mind ära meelitad. Enam rohkem ei oskagi mõelda, kõik muud teised mõtted sa oled ära kustutanud.